Tere, mina olen Märt ja ma tahaksin rääkida Kristiina Ojulandist. Miks ma tahan rääkida Kristiina Ojulandist on seetõttu, et ma vaatasin 13. oktoobril 2015 sellist saadet nagu Vabariigi kodanikud, kus räägiti siis üleüldises mõttes ikkagi sellest Eestis olevast, nimetagem seda siis mõnes mõttes nagu selliseks vihakultuuriks. Ja saatekülalised olid ajakirjanik Maris Helrand, muusik Karl-Stefan Jooso-Tuulik, Kristiina Ojuland, kes on Rahva Ühtsuse erakonna esimees, nii irooniline kui see ka ei oleks, ja kolumnist Tiina Jõgeda. Nüüd Karl-Stefan Jooso-Tuulik on eestlane, pärit Hiiumaalt, aga ta on mustanahaline. Ja Karl-Stefanil oli selline probleem, et ta sai peaaegu peksa. Ja see oli puhtalt sellepärast, et talle tuli vastu kapp noori, või vanus ei ole siin kohal vist eriti oluline, kas on noor või vana. Ja nad nägid, et Karl ei ole nagu päris Kaukaasia tooni. Ja tekkis sõnelus, Karl sai peaaegu peksa, õnneks tuldi vahele. Ja see on tegelikult minu arust praegusel hetkel Eesti üks kõige suurem probleem. Me peksame sümptomit. Me peksame kõiki, kes ei ole valgenahalised. Kui meile tulevad pagulased, siis me hakkame peksma pagulasi selle asemel, et võidelda süsteemi vastu, et tegeleda probleemiga, et tegeleda selle koldega, me lihtsalt hakkame diskrimineerima meile sisserändajaid, mis läbi selle toob sisserändajates välja trotsi, mis kasvab välja suureks konfliktiks. Ja kui see kasvab välja suureks konfliktiks, siis kõik need, kes praegu tänavatel tegelevad nõiajahiga, kes praegu postitavad gruppi märgatud pagulast, pärast on nemad süüdi selles, kui tõepoolest sisserännanud hakkavad siin mässama, põletama ja laamendama. Sest tegelikult on see kõik vastureaktsioon. Meie hetkeline reaktsioon on liiga radikaalne. Kohe päris saate alguses liigub jututeema sellele, et Kristiina Ojuland korraldab piketti. Pikett on praeguseks hetkeks möödunud, minu jaoks toimus see eile, ehk siis 14. oktoobril 2015. Ja saates ütleb Kristiina Ojuland selgelt seda, et pikett pole pagulaste vastu. Piketil muuseas olid sildid iga roju oma koju ja pärast oli suur rongkäik ja ma nägin telekast, mismoodi inimesed marsivad, seal hulgas Kristiina Ojuland ja kõik nagu ühest suust korrutasid, me ei taha pagulasi, me ei taha pagulasi. Mind hämmastab Kristiina Ojulandi jultumus öelda, et nende pikett ei ole pagulaste vastu. Sest et vaadake, ükskõik mida Kristiina Ojuland ka tegelikult ei mõtle, isegi kui ta ütleb, et pikett ei ole pagulaste vastu, siis sorry, ma ei usu seda inimest. Oluline on see, mida mõtleb see rahvamass seal koha peal. Ja kui rahvamass on koha peal siltidega, kui on must näita ust, siin ei ole Aafrika ja iga roju oma koju, siis sorry, aga see pikett on 100% pagulaste vastu. Saatejuht Aarne Rannamäe kutsus inimesi üles diskussioonile siis ERR-i kodulehel ja Vabariigi kodanike Facebooki lehel. Ning loomulikult süüdistati seal kõiki teisi peale Kristiina Ojulandi demagoogias. Demagoogias süüdistamine on hästi lihtne ja hästi labane. Seda on kõige lihtsam teha siis, kui sa ei saa aru, millest räägitakse. Sellepärast süüdistati inimesi demagoogias ja Kristiina Ojulandi suunas pillutud kriitika oli tihtipeale kas lihtlabane ja nõme kohati minu arust, et piinlik on kuulata või siis toodi välja vastuargumente Kristiina Ojulandile. Siinkohal on oluline meelde tuletada, et tegelikult väljaspool professionaalset väitlust on demagoogia väga kerge tekkima. Kuid kõige vastikum demagoogia sellest saates tuli siiski Kristiina Ojulandi suust. Ja selle asemel, et lihtsalt öelda, et tema jutt oli täis demagoogiat, ma toon selle kohta ka konkreetseid näiteid, kui te ainult viitsite mind edasi kuulata. Enne veel, kui ma hakkan lahkama Kristiina Ojulandi vastikut demagoogiat, tooks ma välja ühe tohutu fopaa Kristiina Ojulandi ajuvabas kretinistlikus populistlikus poliitikas. Nimelt, kui Aarne Rannamäe küsib Kristiina Ojulandi käest, et te ütlete, et valge rass on ohus, et kas omal ajal mitte maailma ei rikkunud ära valged mehed, viidates siis ajastule, mil meil olid Aafrikas kolooniad, mis keerasid Aafrika mandri tegelikult ja sealsed inimeste elu jumala persse, siis tuletades seda Kristiinale meelde, ütleb Kristiina Ojuland, et ärme lähe nüüd kaugele ajalukku, vaid selle asemel vaatame tulevikku, et mis juhtub 20 aasta pärast. Ning siis täielikult visates ära just selle, mida ta just ütles, ütleb Kristiina Ojuland, et näiteks 50. ja 60. aastatel ja hakkab rääkima venestamisest. Ega ühesõnaga Kristiina Ojuland ütleb, et palun ärme räägi ajaloost ja siis hakkab ise ajaloost rääkima. Ei olnud väga hästi läbimõeldud see, mida ta selle koha peal ütles. Kuid nüüd siin on see suur fopaa. Kristiina Ojuland räägib saate
saates 3 korda venestamisest 50ndatel ja 60ndatel Nõukogude Liidu immigratsioonist Eestisse. Ta toob välja selle, et 80ndate lõpus olid Tallinnas eestlased vähemuses. Ta räägib sellest kui suurest ohust Eesti riigi kultuurile ja saate lõpupoole ütleb Kristiina Ojuland, et 1/3 kogutud allkirjadest 1/3 17 000 allkirjast on venelaste omad. 20% Rahva Ühtsuse erakonna liikmetest on venelased. Piketi ajal räägib ta veel Nõukogude okupatsiooni ajal toimunud migratsioonist. Ja ta ütleb ka seda, et Piket, millega oli siis meil tegu, seal räägitakse eestlaste ja venelaste ühisest võitlusest meie kultuuri ja meie riigi ja meie väärtuste säilimise eest. Ja terve saate aja räägib Kristiina Ojuland sellest, et ta astub üles Eesti põlisrahva kaitseks. 50ndatel ja 60ndatel aastatel, kui Eestisse hakkas tulema migrante üle Nõukogude Liidu, mitte keegi tol ajal ilmselt ei arvanud, et 80ndate aastate lõpuks on Tallinnas eestlased vähemuses. Taga nendest allkirjadest, mis on tänaseks kogutud 17 000, nendest on vähemalt 1/3 on vene inimeste allkirjad. Rüüa liikmeskonnas on 20% umbes vene inimesi ja homme ka tulevad vene inimesed ja peavad seal kõned. See on eestlaste ja venelaste ühine võitlus meie kultuuriruumi, meie traditsioonide, meie riigi, meie väärtuste säilimise eest. Kui te nüüd selle koha peal ei näe täiesti suurt loogikaauku, siis te olete täielik idioot. Inimene, kes tahab kaitsta Eesti põlisrahvast, kogub venelaste allkirju ja võtab vastu venelasi oma erakonda. Ma saan aru, miks ta seda teeb. Ta on Kristiina Ojuland. Ta ei ole kõige kirkam kriit tegelikult loogikas. Ta võib olla geniaalne väitleja, kuigi selles saates see väga hästi välja ei tulnud. Ta võib olla geniaalne demagoog, kuigi selles saates see paraku jälle väga hästi välja ei tulnud. Aga ta on loogika koha pealt täielik lollpea. Selles suhtes, kui sa kaitsed põlisrahvast, siis kas mitte sinu need kallid venelased, kes annavad sulle allkirju, ei ole selle massiimmigratsiooni järelkaja praegu. Mõned nendest inimestest, kes rändasid sisse, on veel praegusel hetkel elavad Eestis ja nüüd on Rahva Ühtsuse erakonna liikmed. See on ajuvaba ja see on täielik lollus. Ja siis, kui Maris Hellrand küsib Kristiina Ojulandi käest, et et venestamine on nagu möödas, aga siin me oleme, räägime eesti keeles, Eesti televisioonis ja räägime täpselt seda, mida me tahame ja oleme eestlased. Kas me ei elanud siis seda probleemi nagu üle või? Ja siis ütleb Kristiina Ojuland selle peale seda, et 50 aastast ei piisanud, et meid nagu venestada. Et kui see oleks olnud 100 aastat, siis see oleks juhtunud. Ma sügavalt kahtlen, et meil hakatakse pagulasi siia nüüd sisse tassima 50 aastat järjest. See on täielik kusi. Ehk teiste sõnadega, see on täiesti tühi argument. Kristiina Ojuland tõmbas kusagilt persest välja 80% ja väidab, et 80% eestlastest on pagulaste vastu. Ja ta ütleb ka seda, et kui Vabariigi kodanike saatesse saaks sisse helistada, et hääletada, siis me näeksime ekraani alaosas seda sama protsenti. Siinkohal oleks nüüd oluline meeles pidada seda, et kui otsesaatesse sisse helistada hääletamise eesmärgil, seda saab teha mitu korda. Ja need inimeste arv, kes seda teevad, on ju minimaalne. Lisaks sellele toob välja Kristiina Ojuland ka erinevad kallupid ja ütleb, et kallupide tulemus on ju selge ja kõigile nähtav. Jälle, postimees.ee ja delfi.ee kallupid näiteks. Kui te olete lugenud Delfi või Postimehe kommentaare, siis te ju saate ju aru, millised inimesed hääletavad ja te juba eeldate, kuidas nad hääletavad ja ka nemad saavad hääletada mitmeid kordi. Kuna ma enne lubasin suure suuga rääkida Kristiina Ojulandi demagoogiast või olgem ausad, sitast retoorikast, siis siin on nüüd mõned näited. Kõige rohkem pahameelt üles kütnud selline juhtum saates oli see, kui Arne Rannamäe küsis Kristiina Ojulandi käest, et kas Karl on Eesti põlisrahvas, et kas ta on eestlane. Nüüd normaalselt mõtlev inimene mõtleb, et Karl on eestlane, sest et tal on Eesti kodakondsus, ta on Eestis üles kasvanud, ta räägib eesti keeles, tal on Eesti haridus, et jah, ta on eestlane. Kas ta on põliseestlane, see on nagu hoopis teine teema. Aga kõige olulisem siinkohal on Kristiina Ojulandi vastus, kus ta ütleb, et ma ei tea, ma ei ole ekspert. Tegelikult kas tal ei ole mitte õigus, et ta ei ole ekspert, sellepärast, et ta räägib põlisrahvast, aga siis kui näiteks venelased tahavad tema erakonnaga liituda ja venelased tahavad seista pagulaste vastu, sellepärast, et mingil põhjusel on eestlastel ja venelastel ühine kultuur, mida nüüd on vaja kaitsta ja ära unustada see, et venelased olid ka kunagi migrandid, et siis tõepoolest Kristiina Ojuland ei ole ekspert. Kohe absoluutselt mitte. Muidugi siinkohal on nüüd oluline meelde tuletada, kuidas Kristiina Ojuland sellest olukorrast välja üritas tulla.
tulla. Ta ütles seda, et talle lähedases peres sündis väike neegripoiss, keda ta on hoidnud süles ja kelle ta on vahetanud mähkmeid. Ehk siis Kristiina Ojuland põhimõtteliselt kasutas tautoloogiat. Ta tõestas midagi läbi iseenda, mis on tuntud demagoogiline võte, millega üritatakse varjata seda, et sul ei ole tugevaid argumente. Nüüd, kui jutt liikus lõpuks Eesti sellise rassiviha vastu, ehk siis see, et Karl peaaegu peksa sai ja see, et üks Transferwise'i töötaja sattus rassistliku rünnaku ohvriks, siis paraku mis juhtus oli see, et kui ma ei eksi, siis see oli Maris Hellerand suutis rääkida Vaos toimunud motomeeste kogunemisest, mis andis paraku Kristiina Ojulandile väga lihtsa võimaluse lihtsalt teemast kõrvale kalluda. Nimelt, ta kasutas väljendit pöördume nüüd selle Vao juurde tagasi, täielikult mitte rääkides sellest, mismoodi tegeleda Eestis rassivihaga. Muidugi, enne oli täiesti okei rääkida sellest, et mismoodi Abdul Durai on teda rassiliselt rünnanud. Ehk siis teiste sõnadega, vaadake, mis mulle tehti, aga see, mis teistele tehakse, see on nagu ükskõik. Ma olin väga pettunud, kui Kristiina Ojuland mängis Vao puhul välja selle kaardi, et vaadake, kuidas elavad pagulased ja vaadake, kuidas elavad eestlased. Ja nii kui ta seda tegi, Maris Hellerand, ta kõrvalt ütles seda, et tema on ka Vaos käinud ja tema teab seda, et pagulased elavad selles kollases majas, aga nad elavad ka selles lagunevas majas, mis on selle maja vastas. Ja Kristiina Ojuland ütles selle peale lihtsalt seda, et pagulasi tuli üleöö liiga palju ja need polnud kuskile panna. Mida vittu? Ja nüüd ma räägiks sellest punktist saates, kus Kristiina Ojuland jooksis tõsiselt kokku. Nimelt saatejuht Arne Rannamäe ütles seda, et aga mitte keegi ei taha ju tegelikult Eestisse ISIst. Me ei taha Eestisse islamiterrorismi, aga mis meil on näiteks Karli vastu? Miks ei võiks meie ühiskond olla värviline? Kristiina Ojuland oli täielikus paanikas, sellepärast, et ta ei oodanud nii tugevat argumenti ja ta tegi pausi ja ta süüdistas Arne Rannamäed demagoogias. Nüüd, kui inimesel on natukenegi analüüsivõimet, siis ta saab aru, et Arne Rannamäe tõi välja fakti, mis on see, mitte ükski eestlane ei taha Eestimaale ISIst, mis on ju tõsi. Ja seejärel esitab ta küsimus, et miks me ei salli teistsuguseid inimesi. Ja see on küsimus, mitte demagoogia, mis tähendab seda, et Kristiina Ojuland täiesti alusetult süüdistab Arne Rannamäed demagoogias. Ja siinkohal ma tuletan meelde seda, et tegelikult on teise poole demagoogia süüdistamine demagoogiline võte, kuna tegelikult ei lükata mitte ühtegi väidet ju ümber, vaid lihtsalt esitatakse täiesti kuradi alusetu süüdistus. Sest et tegelikult on ju niimoodi, et teise poole demagoogia süüdistamine tähendab seda, et Kristiina Ojulandi järgijad on ju a priori tema poolt, sest et loomulikult on vastaspool ju demagoog, sellepärast et tal on ju teistsugune kuradi arvamus. Ma soovitan teil vaadata nüüd seda saadet järgi ja just kuidas Kristiina Ojuland nüüd sellest punktist edasi antud küsimusega tegeleb. Ta läheb endast täiesti välja, ta vaatab lauda, ta tuletab meelde Indrek Hargla artiklit puhtalt sellepärast, et ta saaks luua endale mõttepausid, välja mõelda, kuidas ta sellest olukorrast välja tuleb. Ja ta teeb neid mõttepausi 2 tükki. Ühe korra ta tuletab meelde Indrek Hargla artiklit ja siis ta küsib uuesti teist korda läbi korduse demagoogiline võte, et ma loodan, et te, härra Rannamäe, olete seda lugenud ja siis selline sotside jutt, et kuidas ta nüüd seal artiklis ütles kultuurimarksistid, ta tegeleb kogu aeg järjest ja järjest lihtsalt ühesuguse mulli veeretamisega, sellepärast et tal on sees selline paanika, ta ei oska sellest olukorrast mitte kuidagi välja tulla. Ja siis, mida ta tegelikult teeb, on see, ta rõhub julmalt emotsioonidele, öeldes, et see on sotside jutt ja see käib läbi Brüsseli rahade, läbi igasuguste erinevate MTÜ-de. Ta rõhub julmalt oma pooldajate emotsioonidele, et neid endast välja ajada ja hüppab plaksti tagasi Vao juhtumile, kuna ta lihtsalt ei ole suuteline, ta ei ole pädev, et sellise olukorraga toime tulla. Vaat seda on piinlik kuulata. Ja kui Arne Rannamäe küsib Kristiina Ojulandi käest seda, et aga kui meile tuleb pagulane ja ta on 20 aasta pärast nagu Karl, siis mis saab selles olla halba ja milles siis probleem on? Ja Ojuland ütleb selle peale lihtsalt seda, et massiimmigratsioon on lubamatu ja ta sõidab küsimusest täiesti üle. Ta lihtsalt välistab, et pagulane saab olla potentsiaalselt Karli-sugune noormees ja ta ei vasta küsimusele. See on asi, mis me tahab oksele kõige rohkem Kristiina Ojulandi juures on see, et palun vasta kurat küsimustele. Kui küsitakse, aga kuidas me väldime igasuguseid neid mustanahaliste peksmisi tänaval, mis on täiesti alusetud, siis ütleb Ojuland seda, et kas me peaksime riigi ilma ühegi püssipauguta ära andma. Millest sa räägid? Mis kuradi püssipaugud? Me ei räägi praegu mingisugusest kuradi okupatsioonist, me räägime sellest, et pagulashirm, pagulasviha on Eestis nii suur, et meile tuleb üliõpilane tänaval vastu ja mõni annab talle vastu hambeid lihtsalt sellepärast, et ta on paar tooni pruunim kui mina. Selles on probleem. Mis kuradi okupatsioonist sa räägid? Mis kuradi püssipauguta
paukudest, mis kuradi riigi äraandmisest. Kas sa oled idioot või mis sul peas valesti on? Karl ütleb terve saate vältel, ta üritab öelda lihtsalt seda, et me peame vältima vastureaktsiooni. See on see, millega me peame tegelema. Me peame vältima vastureaktsiooni ja ainus viis seda vältida on see, et meie reaktsioon oleks pehmem, et meie ei tegeleks mingisuguse ekstreemse neeger, anname peksa. Asi on selles, aga Kristiina Ojuland just nimelt räägib seda, et ei, me peame panema piiri kinni ja ta ütleb selgelt välja seda, et kõige suurem probleem praegusel hetkel on lahtine piir lõunas. Mitte see, et Süürias on probleem, mitte see, et maailmas on sõjad, et see on probleem. Ei, tuleb välja, et ainus probleem on pagulaste puhul see, et piir on lahti. Kristiina Ojuland, mõtle ka, mida sa räägid. Kas sa oled idioot või mis sul peas valesti on? Ja saate lõpus loomulikult Kristiina Ojuland tegeleb veel natukene demagoogiaga. Nimelt, kui ta käest küsitakse, et aga kuidas me saame tagasi 100 000 majanduspagulast, kes on Eestist ära läinud parema elu peale, siis ütleb Ojuland selle peale seda, et praeguse valitsuse juures valitsus on nii halb, et inimesed lähevadki siit ära. Taaskord, kui sa nüüd hakkad analüüsima, sina ka anonüümne netikommentaator, kes selle jääd, et Kristiina Ojuland räägib õiget juttu, leia mulle palun Kristiina Ojulandi vastus küsimusele, kuidas saada tagasi 100 000 majanduspagulast. Kristiina Ojuland ei vasta sellele küsimusele, vaid ta süüdistab ja kritiseerib valitsust, mida ta teeb selles saates kokku 7 erineval korral. Ta suudab 50 minuti jooksul 7 korda öelda seda, kui halb on Eesti Vabariigi valitsus. Too välja, vasta küsimustele, näita, et sa tead, millest sa räägid, selle asemel, et kritiseerida. Ja täpselt samamoodi, kui küsitakse seda, et aga kuidas me väldime rassistlikku riigi tiitlit, ütleb Kristiina Ojuland, on vaja vahetada valitsust. Kui meil on Kristiina Ojuland ja valitsus, siis meie rassistliku riigi tiitel ainult kasvab, sest et me ei võta vastu pagulasi sellepärast, et valge rass on ohus ja meil on mingisugune neegrite probleem, nagu ütleb Kristiina Ojuland. Probleem on selles, et Kristiina Ojuland ei mõtle. Tal on loogika vead peas ja täpselt samamoodi ta ütleb julmalt seda, et mitte keegi ei valmista praegu ette arste ega õpetajad ette, et valmistada pagulastega töötama. See on lausvale. See ei vasta tõele. Inimesi valmistatakse ette. See, et iga kuradi meediaväljaanne ei kajasta seda, et nüüd õpetatakse välja neid arste, nüüd õpetatakse välja õpetajaid. See ei tähenda, et sellega ei tegeleta. Mina ei usu, et keegi oli vaos ja rääkis terve suve röe poolt inimestega ja kogus allkirju, 17 000 allkirja, my fucking left nut. Neil ei ole mitte mingid kuradi 17 000 allkirja. Kristiina, palun tule Tartusse, tule Pikale tänavale ja anna mulle need 17 000 allkirja kätte, ma vaatan need üle ja siis ma usun sind. Eks lõpetuseks ma ütlen veel nii palju, et mul hakkas silma üks kommentaar, mis puudutab just nimelt seda Karli rahvust. Üks inimene ütles selle peale, Karl ei ole eestlane, sellepärast et rahvus on geenides kinni. Väikene uudis, faktard. Rahvus ei ole geneetiline. Kui sa väidad, et on, tõesta seda mulle. Kuidagi teaduslikult. Ma ütlen sulle ette, et ära hakka isegi üritama, sest et ei ole olemas eestlase, lätlase, leeduka ega Kanada geeni. Vaadake, rahvus on inimeste loodud konstruktsioon, süsteem, mitte mingisugune geneetiline asi. Lõpetuseks ütlen ma seda, et ma olen massilise migratsiooni vastu. Ma olen majanduspagulaste vastu. Aga ma leian seda, et inimesi, kes abi vajavad, on vaja tegelikult aidata. Aga kõige rohkem olen ma selle vastu, et inimene võib saada peksa ainuüksi selle pärast, et tal on probleem ja et inimene võib peksa saada selle pärast, et ta on teistsugune. See on haige. Inimesed, kes diskrimineerivad teisi puhtalt selle pärast, et nad on teistsugused, on haiged. Minu nimi oli Märt, järgmise korrani.